Tere, mina olen Nele Kullerkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Kolmapäeva öösel ründas Ukraina Venemaa sihtmärke 3 laines ja lisaks Auvere korstnat tabanud droonile rikkusid Eesti õhuruumi ka teised droonid. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul oli tegemist massiivseima sõjalise operatsiooniga, mida tänapäeval Eesti piiri lähedal nähtud. Milliseid järeldusi juhtunust tegema peaksime ning kui hästi on Eesti kaitstud seesuguste võimalike vahejuhtumite eest, seda küsime endiselt Kaitseväe juhatajalt ja praeguselt Euroopa Parlamendi liikmelt Riho Terraselt. Tervist! Tere! No mul on teile 10 kas-küsimust ja alustame, vaatame, mis välja tuleb. Kas Auvere droonijuhtum peaks meid murelikuks tegema? Loomulikult peaks see meid murelikuks tegema, sest see näitab, et on mingi nõrkus, mingi puudus meie võimetes, mida me peaksime igal juhul täitma ja tegelikult on see sõda Ukrainas kestnud juba 5. aastat ja me oleme palju rääkinud sellest, et droonid on muutunud või droonisõda on oluliselt muutunud ja droonid on muutnud lahinguvälja, droonid on muutnud meie julgeoleku olukorda. Ja tegelikult me oleme sellest vaid rääkinud ja reaalseid samme minu hinnangul täna astutud ei ole. Auvere korsten ei saa olla ainuke droonitõrje vahend, mis meil on. Kas Kaitseväe juhataja Andrus Merilo eilne väljaütlemine, et rahuaja olukord seab omad piirangud drooni allalaskmisele, on ühest küljest näitaja, et võime selliseid olukordi veel oodata, kuid siis ei pruugi need nii süütult lõppeda või on seal tõenäosus, et seda ohuhinnangut meie riigis hakatakse kuidagi muutma, et see rahuaeg nii-öelda kaob ära? No Kaitseväe juhataja valmistub sõjaolukorraks, ta soovib kasutada kõiki vahendeid, aga see on poliitiline otsus, kuidas neid võimeid arendatakse ja kõikide võimete arendamine peab toimuma selliselt, et Eesti inimesed seda aktsepteerivad ja tegelikult üks asi on pidevas sõjaolukorras elamise tunne, mis kindlasti ei mõju hästi ei inimestele endile ega ka ühiskonnale tervikuna, nii et eks me peame leidma selle tasakaalu koha ja hirmutamine ainult ei piisa. Mis teie hinnangul peaksid praegu need sammud olema ja kas me peaksime üldse mingisuguseid selliseid kiiremaid samme astuma, et valmistuda, nagu te ütlesite, selliseks sõjaolukorraks või keerulisemaks olukorraks, et ärme siis hirmuta inimesi? No ma arvan, et tegelikult tuleks hinnata neid võimalusi, sellest on pikalt räägitud, kahjuks ei ole üle rääkimisest kaugemale jõutud, et kuidagi tuleb tekitada olukord, kus me teame, mis meie õhuruumi saabub, mis lendab, meie praegused radarisüsteemid on mõeldud hoopis teistsuguse õhusõja jaoks, kui see on droonide seireks. Need vahendid on maailmas olemas, need vahendid on isegi paljuski Eesti ettevõtteid, kes tegelevad selliste vahendite arendamisega, koostöös nende ettevõtetega võiks ju tegelikult saavutada mingisuguseid lahendusi. Tean näiteks, et Läti on endale akustilise drooniseiresüsteemi juba paigaldanud, ehk Lätis on näha nagu praktilisi samme selleks, et midagi muuta. Meie oleme põhimõtteliselt ainult rääkinud ja ma arvan, et see aeg on läbi, kui me ainult räägime. Jah, võib-olla mõni süsteem ei toimi, aga proovime ära, kui ei toimi, leiame mingi teise lahenduse. Aga kui me üldse mitte midagi ei tee, siis kindlasti ükski süsteem ei toimi ja ma arvan, et sellega tuleb tegeleda. Terviklahendused, akustilised, visuaalsed, raadiolainete seirelahendid, mis on maailmas olemas ja siis ka mõelda sellele, kuidas siis toimida, kui see droon või teine avastatakse, et mis sellega siis teha, kuidas ta alla võtta, alla suunata või kuidas teha nii, et võimalikult vähe kahju tooks, sest ka need droonid, mis nüüd siin meie piirkonnas lendasid ja üle piiride lendasid, need olid kõik tegelikult ju relvastatud droonid, mis on oht inimestele. Te osaliselt juhatasite meid sisse ka järgmisesse küsimusse, et kas praegu tehtud kaitseinvesteeringut oleks ümber hinnata, et kuna sõjapidamine on pidevas arengus ning sellest tulenevalt on need ohud muutumises, et kuhu see investeering suunata, et võib-olla just see droonitõrje on see, mis vajaks hetkel rohkem seda rahalist panust? No ma saan aru, et see on olnud teemana üleval, see on kaitseplaneerimises ühe võimena arutatud, kui palju sinna
investeeritud on või kui palju sinna plaanitakse investeerida, ma ei tea. Aga ma näen seda täna reaalselt, et 4 aasta jooksul ei ole meie Eesti droonivastane võimekus tõusnud ja see on muret tekitav. kas teie väidate, et see on siis poliitilise tahte taga või mille taga see seisab? No kõik hanked lõpuks ikkagi päädivad sellega, et kaitseminister otsustab, mida hankida, mida mitte ja valitsuse tasemel, kui vaja ja neid, nagu öeldakse, räägitakse kogu aeg, et me teeme ühte, teist ja kolmandat, teeme siin kaitsetööstusparke, teeme siin suuri tehaseid, aga reaalselt ei ole ei ühte ega teist tekkinud. Kas ohu taandumine on tõenäoline või pigem võib oodata mingisugust eskalatsiooni? Ohu taandumine tänase praeguse seisuga küll ma ei näe, et on realistlik, et kindlasti Ukraina võime Venemaad mõjutada oma droonidega tõuseb, mis tähendab seda, et ka sellised samasugused intsidendid, kus Ukraina poolt lendu lastud droonid Vene, ütleme, strateegilise infrastruktuuri vastu meie piirkonnas toimuvad veel ja Venemaa teeb kõik selleks, et siis destabiliseerida ka piirkonda ja suunates või näiteks elektroonilise vahenditega droonide eemaldamises on muidugi nende jaoks ka kasulik, kui meie riikides ka tekib ebastabiilsus sellest. Me peaksime sellesse rahulikumalt suhtuma. Kas te usute, et see oli juhuslik või teadlik asjade kulg tagajärg? Mul puudub piisav informatsioon selle intsidendi kohta, aga kui ma mõtlen, et need droonid kukkusid alla umbes samal ajal nii Eestis, Lätis, Leedus, kui Leedust sellest palju ei räägitud, aga Leedus juhtus sedasama ja ka Moldaavias, siis võib hinnata ka, et see ei pruukinud olla päris kogemata. Kas Eestil on tänases olukorras, kus Kaitseväe juhataja on öelnud, et seesuguseid intsidente võib veel juhtuda, üldse häid valikuid, et mis on kolmapäevase juhtumiga johtuvalt õppetunniks praegu? Ja mis häid valikuid on see, et tuleb enda võimet meie õhuruumi seirata, märgatavalt suurendada just nendes valdkondades, kus täna see reaalne visuaalne elektrooniline pilt puudub ja tegelikult tuleb ka mõelda, et millise struktuuriga peaks tegelema selliste üle piiri tulevate droonide allalaskmine. Kas see peaks õhuvägi olema või võiks see olla ka näiteks Politsei- ja Piirivalveameti üks võimekus, ei oska öelda, aga see peaks olema selgelt defineeritud ja need asjad tuleks ka läbi mängida. Et praegu meil seda selget definitsiooni ei ole, et kes, kuidas ja mis olukorras peaks reageerima? No ma ei tea, ütleme, korsten ei olnud kindlasti see õige koht, kuhu see droon pidi lendama. Kas tõelise droonirünnaku puhul, kus Eesti oleks olnud sihtmärk, laiutaksime täna samamoodi käsi ning ütleksime, et see oli meil õppetunniks, kust peame hakkama järeldusi tegema? No see on spekulatsioon, sest tõelise droonirünnaku, Eesti vastase droonirünnaku eeldus on see, et on sõjaline eskalatsioon toimunud, siis kindlasti käivitatakse kõik kaitseplaanid, Eesti ja liitlaste ühised plaanid ja siis on ühesõnaga võimalik ka tegutseda hoopis teistest standarditest lähtuvalt. Aga me peame ikkagi mõtlema sellele, et mõistliku lahendusega, mõistliku hinnaga droonitõrjesüsteem Eestisse üles ehitada ja kindlasti ei ole see võimalik üle terve Eesti territooriumi, küll aga olulised piirkonnad ja strateegilised objektid peaksid olema igal juhul ka sellise drooniründe vastu kaitstud ja kindlasti me peame teadma, mis lendab Eesti õhuruumis. Kas meil on olemas vahendid droonitõrje võimekuse suurendamiseks? On see lihtsalt mingisuguste summade ümber mängimine või meie eelarves puudub selline võimekus üldse praegu? Kas eelarves puudub, seda ma ei oska öelda, see on prioriteetide küsimus, et kas me ostame laevu või ostame droone, seda peab otsustama Kaitseväe juhataja ettepanekul kaitseminister. Meie 10-aastases plaanis on mingisugused asjad sees, aga küsimus on selles, et need vahendid on kindlasti täna juba maailmas olemas ja Ukraina näitab igapäevaselt, et ta kasutab neid. Ka sealt tulevad droonid läbi, ka sealt tulevad raketid läbi, see on selge, et täielikku lahendust ei ole, absoluutset lahendust ei ole. Välja arvatud võib-olla Iisraeli see nii-öelda kaitsekuppel, aga
aga kas seda on meil arendatud, praegu näeb, et ei ole. Kas ohuteavituse testid sireenide näol ning paljude eestlaste telefoni 25. hommikul jõudnud ohuhoiatuse teavitus, mis annab juhtnööre, et tuleks varjuda, saab neid üldse tõsiselt võtta, kui meil Eestis jätkuvalt on probleeme varjumispaikade olemasoluga, et oleme me selle sammuga lootusetult hiljaks jäänud? Ei ole, me arendame ju kõiki erinevaid asju tänasest olukorrast lähtuvalt. Varjepiirkonnad on tegelikult ju olemas ja neid tuleb juurde. Inimesed saavad ka ise ennast varjeta, ka selliseid teavitussüste-asju tuleks testida, tuleb läbi mängida, aga ma saan aru, et viimase intsidendi puhul läks see teavitus natuke kaugemale kui see piirkond, kus oht oli. Ikka juhtub, sest et ei olnud ju veel rutiini tekkinud, aga minu minija helistas mulle välismaalt ja küsis, või abikaasale välismaalt ja küsis, et kas ta üldse tohib tagasi tulla, et talle tuli telefoniteavitus, et ta peab varjuma. Nii et läks kohe üle maailma see message laiali, aga see ei tähenda seda, et me seda tegema ei peaks, aga me peaksime seda paremini harjutama niimoodi, et valeinformatsioon ei leviks. Ma haaran teil sõnasabast kinni, te kasutasite väljendit, meil ei ole veel rutiini tekkinud. Väga loodan, et meil ei pea seda rutiini ka tekkima, seega ma küsin, et kas praeguses olukorras on olemas rahustavad sõnumid meie kaasmaalastele? No, kindlasti rahustav sõnum on see, et praegu need intsidendid on kõik ikkagi pigem mitte sõjalised intsidendid, vaid sellise sõja, Ukraina-Venemaa sõja meile kanduv kaja otsest sõjalist ohtu Eesti riigi vastu täna ja praegu hetkel ma ei tunneta oma teadmiste baasil, võib-olla see ei ole pädev, aga ka Eesti luureülem on seda öelnud, et tegelikult reaalset ohtu täna ei ole, mis tähendab seda, et me peame rohkem valmistuma, paremini valmistuma ja rahulikult võtma seda kõike. Karta ei ole vaja midagi, tuleb ennast lihtsalt rahulikult ette valmistada kõige hullemaks, et siis ehk hoiame selle kõige hullema ära. Aga rääkides Eesti julgeolekust üldisemalt, et praegu oli meil lihtsalt fookuses see drooni teema, kuna antud intsident aset leidis, aga mida teie näete, et on Eesti sellises julgeolekus üldises sellises enesekaitses need kõige suuremad kitsaskohad? Kuhu tuleks praegu see fookus suunata? Ma arvan, et meie kaitse kõige suurem tagatis on meie liikmelisus NATO-s ja tänane USA ja Iisraeli sõda Iraani vastu on väga oluliselt meie liitlassuhet murendanud ja president Trumpi väljaütlemised NATO suunal on muret tekitavad. Me peame panema kogu oma diplomaatilise energia selleks, et meie NATO ühtsus säiliks, et Ameerika Ühendriigid oleksid meil endiselt liitlane, seda nii selles mõttes, et nad jätkaksid Ukraina sõjaliste vahendite ja luureinformatsiooniga toetamist, mis ka vaatamata kõigile nendele nii-öelda konfliktidele tegelikult jätkub ja oleksid ka nii-öelda Euroopas kaitseplaanide osa, nagu nad siiamaani on olnud. Aga veel kord, et praegune olukord Iraani ja Ameerika Ühendriikide Iisraeli vahel on seda kõvasti murendanud ja Euroopa kõik juhtivad tegelased peaksid pingutama selle nimel, et seda murendamist ära hoida. Kuna Trump on väljendanud juba oma pettumust seoses sellega, et liitlased ei ole talle Hormuzi väinal appi läinud, et kas te näete, et on tõenäoline stsenaarium, et kui mõni liitlastest peaks hätta jääma, siis Trump ja USA seega pööraksid neile selja ja ei läheks appi? No nagu ma ütlesin, et see liitlassuhe on murenenud, täna ta veel päris kokku kukkunud ei ole. Ma usun, et väga paljud teadjad, inimesed tegelevad selle liitlassuhte hoidmisega ja eks Trump loomulikult peaks mõtlema ka sellele, et kui ta teeb aktsioone ilma liitlastega läbi rääkimata, siis pärast soovida, et liitlased selles osaleksid, on keeruline, aga mulle tundub, et Trumpi ei ole võimalik mõistlike argumentidega
veenda, et tuleb kasutada samu meetodeid, mis tema kasutab ja püüda temaga nii-öelda diili teha ja läbi rääkida. Riho Terras, ma tänan teid nende vastuste eest. Aitäh teile. Ilusat päeva ja rahulikku nädalat. Riigikogu valis uuesti endale juhatust. Riigikogu esimeheks valiti tagasi Lauri Hussar. Opositsiooni hinnangul on Hussari käe all aga Riigikogu parlamentaarne kultuur tõsiselt kannatanud. Miks see nii on, uurime kohe Helir-Valdor Seederilt. Riigikogus toimusid just Riigikogu juhatuse valimised ja tagasi valiti Lauri Hussar. Millised on teie esimesed emotsioonid? Jah, peab tunnistama kahetsusväärselt, et tagasi valiti kogu juhatus samas koosseisus. Ja Lauri Hussar jätkab siis esimehena. Ja miks kahetsusväärselt? Sellepärast, et ma olen väga sügavalt mures selle parlamentaarse kultuuri pärast, mis siin viimasel ajal Toompeal toimunud on. Et menetlustähtaegadest kinni ei peeta. Sisuline diskussioon parlamendisaalis ja komisjonides on tegelikult välja suretatud. Arupärimistele vastamisi, nii nagu kodu- ja töökord ette näeb, ei toimu. Viimastel kuudel on enamus Isamaa fraktsiooni ja Isamaa saadikute algatatud arupärimised lükatud lihtsalt Riigikogu esimehe poolt tagasi, neid ei ole menetlusse võetud ja nii edasi. Nii et tegelikult see vaikiv parlamendisaal, kus täna diskussiooni ei toimu, ei iseloomusta mitte positiivset parlamendikultuuri, vaid vastupidi. See sisuline arutelu ja opositsioonipoolne initsiatiiv on täielikult maha surutud. Ja praegune, ma julgen öelda, nii juhatus kollektiivselt kui ka Riigikogu esimees isiklikult on väga loominguliselt ja pahatahtlikult tõlgendanud seda Riigikohtu otsust, et Riigikogul on laiaulatuslikud enesekorraldusõigused, millega on antud mandaat selleks, et kodu- ja töökorda ei pea jälgima. Ja kui seda ei pea jälgima, siis me keegi ei tea, millest lähtudes tegelikult Riigikogu toimib ja millest lähtudes Riigikogu tööd korraldatakse. Ja see on meie väga tõsine kriitika. Aga kas see suund on omane ainult Hussari tööle või on see tegelikult suund, mis on juba pikemat aega toimunud, et tõepoolest, et opositsiooni kuulda ei võeta, arutelusid ei toimu? No see suund on tõesti olnud juba pikemat aega, aga härra Hussar on juhtinud juba Riigikogu 3 aastat ja nüüd anti mandaat 4. aastaks. Et jah, see on toimunud selle koosseisu ajal ja peab küll tunnistama, et erinevatel Riigikogu juhatuse liikmetel on erinev käekiri istungite juhtimisel. Olgu nad siis ütleme, protseduuriliste küsimuste lubamine või diskussiooni pidamine saalides, millal, kuidas juhataja sekkub siis sellesse väitlusse ja nii edasi, et siin on erinev käekiri, aga laias laastus ikkagi sõltub kogu see juhtimise kultuur Riigikogu esimehest, kes korraldab Riigikogu tööd kõige enam ja siin me oleme väga kriitilised. Usute, et Sikkut oleks olnud parem variant? Ega ju enne ei tea, kui inimene on seda tööd teinud, et Riina Sikkutile ei antud võimalust seda tööd teha. Aga ma arvan, et raske on olla hullem. Kas meie parlamendis on näha poliitilist kiusu? Et võib-olla midagi jääb siia parlamendi seinte vahele, mis valijateni nii palju ei jõua. Et kas te võiksite meile natukene paljastada, et toimub siin sellist tagakiusamist natukene? Mida me poliitilise kiusuna siis nüüd mõistame ja kuidas me seda defineerime, aga ma kiusuks ei nimetaks, et see on ikkagi poliitiline võitlus, mis siin toimub ja siis nii-öelda antud juhul koalitsiooni poolt ikkagi opositsiooni vaigistamine ja tasalülitamine, et see on üks osa poliitilisest elust, mitte ainult Eestis, ka mujal, kahjuks mitte küll positiivne osa poliitilisest kultuurist ja elust, aga nii see on. Nii et ma ütleks, et see on niisugune poliitilise tegevuse tulemus, et see ei ole mingisugune parlamentaarne kius, mida me mõistame võib-olla siin koolikiusuna või millegi muuna, et mina seda küll parlamendisaalis ja töös märganud ei ole. Kui palju selline poliitiline võitlus võtab ära energiat koostöölt, mida võiks teha? Väga palju võtab kindlasti. Ja eks me peame aru andma, et koalitsioonil
omavahel on sund koostööd teha, neid seob koalitsioonileping, neid seob ühine valitsemise tahe ja valitsemise kohustus, mis neil on. Nii et nad peavad kõikides erimeelsustes ju püüdma kokku leppida ja selle tõttu, me nägime ka täna seda saalis, et koalitsioon, ütleme 99,9% hääled pidasid. See on klammerdumine võimu külge, ma täna ütlen. Opositsioonil sellist kohustust ei ole ja täna ka ju ühinenud opositsiooni ei ole, et ka opositsioonis on erakonnad, kes on väga erineva maailmavaatega. Nii et see iseloomustas ka tänast hääletust, et päriselt kõik opositsiooni hääled ju ühise kandidaadi taga ei olnud. Aga viskame õhku ikkagi sellise natukene lootusrikka sõnumi sellele Riigikogu juhatusele, et mida te näha sooviksite nüüd selle järgmise aasta jooksul? No ma sooviksin näha pööret, et sünniks ime, millesse on raske uskuda, aga usume ja loodame imedesse. Tahaks loota, et sünnib ime, et seda laiaulatuslikku enesekorraldamise õigust ei kuritarvitata, et opositsiooni arupärimised võetakse vastu ja antakse menetlusse, et seaduseelnõude menetlustähtaegadest peetakse kinni, et ei vaigistata subjektiivselt saali arutelusid, et antakse võimalus ka protseduurilisteks küsimusteks siis, kui see on õige aeg, mitte ei lükata nad edasi, kui ühe või teise päevakorrapunkti menetlus on juba läbitud ja see protseduuriline küsimus, mida taheti esitada, on tegelikult aegunud ja on formalistlik, et kõike neid asju arvestatakse. Raske uskuda, et selline pööre nüüd viimasel aastal vastu Riigikogu valimisi toimub. Aga oleme siis optimistid ja loodame igal juhul, ma võin öelda, et Isamaa saadikurühm omalt poolt annab ja nagu te näete, opositsioon ei ole juba pikka aega mitte mingisugust obstruktsiooni rakendanud, ei ole ka venitanud, mingisugust venitamistaktikat ei ole rakendanud, aga ometigi koalitsioon ignoreerib ja veel kord ütlen, saadab tagasi meie kirju arupärimisi, ignoreerib ka teatud muudatusettepanekuid, ka teatud eelnõusi, mis väidetavalt ei ole kooskõlas Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega, ei võeta menetlusse ja nii edasi. Need tõlgendused, mis on väga kahtlase väärtusega või enamasti julgen öelda lausa valed, et opositsioon ühepoolselt seda koalitsioon ühepoolselt seda rakendab, opositsioon oma poolt ei ole ju oportunistlikult käitunud. Kui palju pöörate tähelepanu enda vaimsele tervisele? Ma arvan suhteliselt palju, jah. Natuke ikka, aga ma pean tõdema, et tuleks rohkem. No mina iga päev käin jalutamas, kindlasti pööran, minul on kõik korras. See pensionäri elu on hea ju. Kuidas võtta? Siis, kui on hea tuju, siis ei vaata selle tuju peale. Ja? Aga kui on halb, siis ikka mõtlen vaimse tervise peale. Aga mis on need peamised sellised stressitegurid või päästikud, mis teil seda halba tuju tekitavad? Tervis. Minu vanuses tervis on kõige tähtsam. Ja kui midagi kusagil valutab, siis hakkad mõtlema, mida tuleb ette võtta ja kuidas edasi läheb elu. Tööstress. Eks neid on siin ümbritsevas elus nii palju, et sealt ei oska midagi välja tuua. Aga mida te teete selleks, et teil vaim virge oleks? Ma üritan meelega võtta ette nii nagu piisavalt ülesanded, et ei oleks ülekoormatud. Ma tunnen, et eriti kuna ma olen koolis, siis see võib-olla ongi just kõige suurem nagu mõjutaja hetkel. Et stressiallikas on? Jah, et stressi haldamine on kõige olulisem praegu. Käin jalutamas koeraga, käin trennis, magan hästi, üritan magada hästi. No vast liikumine ma pakun. Et liikumine nagu kas või jalutamine. Aga mis? Silmi jalutamine väga hea. No kõige lihtsam on stressiallikat kontrollida, et võimalikult vähe endale stressi tekitada ja teiseks mina nagu otsin hetki, kus ma saan ka lihtsalt aja maha võtta ja puhata. Ka siis näiteks videomänge mängides või lugedes. Arvate, et puhkus on siin see võtmesõna? Jah, võib öelda küll. Siis lähen teatrisse. Midagi ilusat, rõõmsat. Vaatame nagu eile käisin siin keskuses, Vene keskuses või mis ta on, kultuurikeskus. Hästi mõnus ballett. See oli väga tore. Ilus muusika, niisugune nooruslik, tragi. Oli väga hea tuju. Nii et ei mõelnudki stressi peale.
nii et kaunid kunstid hoiavad vaimu ka virgena? jah, ikka ja ikka teatrisse ja Estoniasse ja igale poole. seal, kus ikka saab seda vaimset tervist natukene parandada. stressiallikad elus puuduvad? ei no muidugi puuduvad, vahel ikka midagi üle viskab, aga no üldiselt on ikka tipp-topp. nii et värske õhk ja jalutuskäik hoiavad vaimu virgena? Turul ja just hoiavad küll. Liikumine ja hästi mõtlemine ja kõik on okei. No peab tegutsema, et ega muud siin ei ole.